olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Tere head kuulajad, olukorrast digiriigis on varem juba päris palju rääkinud tegelikult sellest teemast, mis puudutab inimeste ja ka ettevõtjate elu lihtsamaks muutmist, võib vist niimoodi öelda. Sellepärast, et me kõik tahaksime riigiga suheldes ja ka tegelikult omavahel suheldes kasutada kuidagi selliseid ühte sama väravat või sellist ühtset kohta. Et kui neid kohti suhtlemiseks on jube palju, siis tekib esiteks segadus ja teiseks ei pruugi teadagi nendest kohtadest ja nendest ustest ja akendest kõik, et mis kõik olemas on ja kuhu ma nüüd minema pean ja kust mis infot ma saan. Ja tegelikult on ju riik päris jõuliseid samme ka astunud selles suunas, et elu lihtsamaks saaks meil kõigil ja eks see eesti.ee portaal, ma väga loodan, et üha kesksemaks kohaks kõikidele meile igapäevases suhtluses saab, mis puudutab siis inimeste ja ettevõtjate suhtlemist riigiga just. Täna on meil saatekülalised Tiina Kruusimägi, kes on ettevõtja digivärava valdkonna juht Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Tervist! Tere! Ja Andra Aedmaa sellest samast ministeeriumist, tema on ettevõtja digivärava projektijuht. Ja tere minu poolt ka! Väga meeldiv teid siin kohata, saatejuht, olgu öeldud, on Tanel Talve. Kõigepealt siis tõepoolest, et me oleme kõik ju väga mitmes rollis siin elus, et me oleme eelkõige inimesed, siis me oleme lapsevanemad tihtipeale ja väga-väga palju erinevaid rolle ka. Ja väga paljud inimesed ja aina rohkem inimesi on ju ka ettevõtjad. Nii-öelda palgatöölise mõttes on ka inimesi, vist on enamus jätkuvalt Eestis, aga väga paljud inimesed on ise endale tööandjaks ja siis on neil veel omakorda töötajaid ka. Kuidas on olukord täna nüüd selles suhtes, me oleme hästi palju rääkinud sellest, et andmeid peaks saama sisestada ühe korra, ühest aknast ja siis ülejäänud üksused riigis ei tohiks seda rohkem nagu enam teha. Siis on räägitud sellest, et kui ettevõtja tahab saada informatsiooni oma tegevuse kohta ja et mis ta kõikil peab tegema, millised võimalused ka on ja nii edasi, et seda peaks ka kuskilt ühest kohast saama. Aga tegelikkus ei ole nii roosiline ju alati olnud, et ikka pead teadma, et seda saan sealt, toda sealt ja tegelikult läheb jube suur aur ära mitte oma põhitegevusele, vaid sellele, et saaks aruanded esitatud, kõik andmed antud ja nii edasi. Kuidas on täna see seis teie vaatest? Ma võib-olla veel täiendaksin sind, et veel on asju. Selles mõttes, et sa ütlesid, et ettevõtja saaks aruanded esitatud, aga läheme samm tagasi, et ta üldse teaks, milliseid aruandeid tal esitada on vaja. Ja see ongi see eesti.ee, mida me siin koostöös loome, et ettevõtja teaks tegelikult, millised on tema võimalused ja millised on tema kohustused. Ja me räägime täna siis, olgu öeldud, ettevõtja digiväravast on meie saate nii-öelda alapealkiri täna ja ma olen õigesti aru saanud, et see eesti.ee ongi nüüd see koht ka ettevõtjatele, kus info kõik nüüd kokku peaks lõpuks tulema. Jah, just, sellest oled sa täpselt õigesti aru saanud, et sinna me ettevõtjate palvel ja soovil neid erinevaid teenuseid ja teenusegruppe siis kokku koondame, selleks, et seda infot oleks võimalik siis ühest kohast üles leida, sellepärast, et taust on siis selline, et meil on ettevõtjatele 36 erinevat iseteeninduskeskkonda, teenused on väga-väga heal tasemel digiteenustena, aga just, et kust ta täpselt õige asja üles leiab ja et ta midagi ära ei unusta, et ta teaks kõikidest nendest võimalustest, mida tegelikult avalik sektor talle väga heal tasemel pakub, siis on olnud see palve ettevõtjate poolt, eriti siis mikro- ja väikeettevõtjate poolt, et palun koondage see info mulle kokku, et mul oleks selline hea ühes kohas olev ülevaade sellest, millised on minu siis kohustused ja võimalused. No ma ei saa kohe alguses siin jälle hämastust avaldamata jätta, et te ütlesite, et siin ettevõtjad on soovinud ja nemad on arvanud ja teie teetegi nii, nagu ettevõtjad on arvanud ja soovinud. Jaa, meie oma tööga alustasimegi siis sellisel viisil, et see on sellise üks teenuse disaini selliseid põhiprintsiipe, et küsi oma lõppkasutajalt, kus tema täna teenuste pakkumise nii-öelda arvamuse seisukohtade oma muredega on ja mis teda aitaks edasi ja mis aitaks siis tema aega kokku hoida ja tänu sellele, et
tänu sellele me olemegi sellise ettevõtjatega sellise hea suhte loonud ja erinevate teenuste arendamisel väga palju siis püüdnud ettevõtteid kaasata, küsinud, et mis on need mured täna ja kuhu suunas me liikuda võiksime ja mis on üldse need riigi teemad, kus nad rohkem vaeva peavad nägema ja kus me siis seda lihtsustust tegelikult nende jaoks tekitada saame. Et me lihtsalt ei teeks arendust arenduse pärast, eks ole, ei looks mingeid uusi teenuseid või seda koondamise pärast, vaid alati oleks sellel juures siis teatud selline uus lisandväärtus, mis ettevõtet päriselt aitab. Kui, palun, ma juba hakkasin vahele segama. Et võib-olla lihtsalt täiendangi seda, et kui algselt see projekt sai alguse, siis kujunesidki välja seal mõningad teenused, mida siis Eesti.ES ettevõtja soovis näha, aga iga selle teenusega me oleme siis edasi läinud ja arendanud ja iga teenuse puhul ongi ettevõtjad kaasatud nii selle loomeprotsessi, mis infot ta sealt soovib näha, kuidas ta seda soovib näha ja hiljem ka siis prototüüp ehk siis seda visuaalset poolt ettevõtjatega testinud. Ja loomulikult 100% seda, mida ettevõtja tahab, me võib-olla kohe ei saa pakkuda, aga me fikseerime neid ideed ja liigume selles suunas. Et kui ma aasta tagasi vist ütlesin, et tolleks hetkeks mitmeid sadu ettevõtjaid olime kaasanud oma kas töötubadesse või testimistesse, no siis tänaseks see arv on ikkagi veel suurem, et ja tegelikult ettevõtjatele on tore näha, me tutvustame sellega neile ka Eesti.ee uut kontseptsiooni ja nad on alati selles mõttes hämmingus, et vau, et siin saab selliseid asju teha, et väga äge ja et me liigume selles suunas ja kuulame ettevõtjaid. Kui teadlik täna teie hinnangul see meie nii-öelda kasutaja siis on või tellija siis, et vana tõde on ju see, et kui kunagi oleks Henry Ford küsinud inimeste käest, et millist kiiremat edasiliikumisvõimalust te soovite, siis oleks inimesed ju vastanud, et kiiremat hobust tahaks saada. Et ega keegi tuld selle pealegi, et sisepõlemismootor, auto ja nii edasi. Et kui palju te ise peate ka siis natukese harima neid inimesi ja ettevõtjaid, et tegelikult saab ka nii, et äkki ei osatagi tahta, mida teie tegelikult teate oma tarkusest? Ja nagu me vaatame selles mõttes nüüd seda protsessi, siis meie ettevõtja on ikkagi väga teadlik, millised mured tal ju täna oma ettevõtlusega seoses ja riigiga suhtlemisel on. Et seal on kohe kindlasti see sisend, mida me saame ettevõtjalt küsida ja ta teab, et kui tal oleks nüüd see täiendav info veel mingisugusel kujul olemas, siis see teda aitaks. Näiteks, et kui ta mingi hetkeni hoidis oma informatsiooni tegevuslubade või majandustegevusteadete kohta kuskilt kaustiku taga külje, sest seda oli keeruline infosüsteemidest või iseteeninduskeskkondadest tal näha, siis see on näiteks olnud üks väga selline konkreetne aspekt, mida me oleme saanud tema jaoks ära lahendada. Et sellistes aspektides me saame väga head sisendit ja ettevõtte sisend on väga-väga suure väärtusega. Ja ettevõtjaid on meil ju väga erinevatest tegevusvaldkondadest, et nad on ikkagi väga head professionaalid väga erinevates teemades, mis nüüd puudutab võib-olla mingisuguseid selliseid just nagu teenuse, ma ei tea, innovatsiooniga seotud aspekte, et loomulikult me paneme ju sinna oma ekspertteadmise juurde ja vajadusel selles mõttes ka nende teenuse lahenduste siis leidmisele me kaasame teist tüüpi ettevõtjaid, kellega koos me selles mõttes arutame läbi, kuidas me neid paremaid teenuseid loome, et selles mõttes on selline ekspertiisi miks, mida me tegelikult kokku paneme neid teenuseid kokku tuues ja uuendades ja loues. Jaa, et kui me söödame ettevõtjale ette või ükskõik tavalisel inimesel ka mingi idee, siis tal on kohe palju rohkem arvamusi selle kohta, kui sellele, et sa küsid tühja koha pealt midagi, eks ju. Et et seda me teeme ja koostöös sünnivadki need lahendused, mis täna Eesti.ee on. No seda on rõõm kuulda, sest et ega kogu aeg me ju siin ühiskonnas õiendame, et keegi meid ei kuula ja meist ei sõltu mitte midagi ja ma võin ju rääkida, aga kes see ikka teeb nii, nagu mina arvan, aga tundub, et antud valdkonnas siiski ongi ikkagi kuulda võetud ja päriselt ka ära tehtud need asjad, mida ettevõtjad on teile siis öelnud, et kitsaskohad on. Jaa, meie oleme niimoodi läheneme tulevikus ka kindlasti niipidi edasi ja mina saan küll öelda, et Andro tõiksin välja, et neid ettevõtjad on päris suur hulk, et keda me oleme kaasanud, et iga see intervjuu, iga see kaasamine on olnud väga selge väärtusega ja me kutsume ikkagi endiselt ettevõtjaid ka praegu erinevatesse analüüsidesse, nii et olge avatud ja tulge, kui te seda vestlust siin kuulama juhtute, et võtke meiega ühendust, me väga ootame teiega koostöö tegemist. Kuhu nad tulema peavad?
Me kutsume nii-öelda erinevates ajahetkedel siis erinevatesse töötubadesse või siis intervjuudele. Sageli me paneme selle informatsiooni siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sotsiaalmeediakanalitesse ka välja. Aga kui on näiteks kohe teada, et on soov rääkida sellistel teemadel kaasa, siis kohe julgustan Tiina.Kruusimagi@MKM võib saata ka e-maili, et mina olen CV-ettevõtja näiteks selles valdkonnas ja väga tahan teenuste loomisele kaasa rääkida ja me võtame järgmine kord ise ühendust. Vaat siin on kohe hea küsida, et miks ma neid meiliaadresse pean siin meeles pidama üles kirjutama, et tegelikult on ju mõeldud see eesti.ee selleks kohaks, kus ma võiksin saada ka neid oma arvamusi ju avaldada. Kas seal, ühesõnaga ma tahan sinna juba nüüd tüürida, et mis see eesti.ee võimalused täna siis on ettevõtja vaatenurgast üldse? Jaa, ma vastan kohe selles mõttes sellele aspektile siin ära, absoluutselt kõikide nende olemasolevate teenuste kohta, mis juba Eesti ees on olemas, siis me oleme sinna lausa ettevõtjatele pannud sellised nii-öelda märkmed siis üles kohe teenuse juurde, et jaa, palun ole hea ja anna tagasisidet nende teenuste kohta, et see tagasiside meie jaoks on väga-väga väärtuslik, aga kui ma siin nüüd mõtlesin tõesti, et meil on siin, ma jagan seda e-mailiga, meil on palju selliseid uusi mõtteid täiesti, mida ei ole seal veel, et selles osas on sealtkaudu hetkel keerulisem nii-öelda kaasuda. See on üks idee võib-olla, mis ei ole liiga raske ka teostada, väga suurt IT-arendust ei nõua, et on selline koht, et ettepanek, vanasti olid need kaebused ja ettepanekud. Tegelikult praegu ka eesti.ee-s on selline tagasiside vorm või et sa saad ka igat rakendust hinnata tärnikestega ja anda sinna siis ka kirjalik arvustus või saab küsida või ettepanekuid teha. Ja tegelikult mitte ainult siis nende rakenduste või teenuste kohta, vaid sa võid ka üleüldiselt ju tegelikult selle arvamust avaldada ja kusjuures me oleme võtnud arvesse seda arvamust juba, mis seal on avaldatud, et näiteks mõnda teenuste puhul, et kuhu suunata. Aga lihtsalt ongi, et kui Tiina räägib nendest uutest teenustest ja seal saab lihtsalt algfaasis juba paremini kaasa rääkida, et kui eesti.ee-sse minna, siis tõesti, et need teenused on juba olemas ja me saame neid edasi arendada, aga võt see väärtus, et sa tuled algfaasist kaasa, see on natukene teine. Millised teenused ja asjad siis seal eesti.ee-s on, kui me räägime ettevõtjate digiväravast? Jaa, mõned teenused on meil seal juba mõni aeg, näiteks ettevõtja postkast, meil on seal pääsuke, see on siis volituste rakendus, kusjuures päris populaarne. Siin vaatasime korra numbreid, eelmises kvartalis üle 40 000 kasutaja siis on sellega volitusi siis jaganud või andnud. Meil on veel rahastuse võimaluste rakendus, see tähendab, et me oleme koondanud kokku kõik riigi poolt pakutavad toetused, mida ettevõtjad saaksid siis toetuda, kui tähendab, mitte toetada, vaid taodelda, kui need neile rakenduvad. Meil on tegevuslubade rakendus, oleme koondanud kokku sellise töölaua ettevõtjale, kus ta saabki vaadata või näha ülevaadet tema enda tegevuslubadest ja selle infost, millal aeguvad võib-olla, midagi on vaja uuendada, et mingi info maha ei jookseks. Siis meil on tähtajaliste kohustuste rakendus, kus ideeliselt siis võiks ettevõtja näha ka kõiki riigi poolt tulenevaid temale personaalseid kohustusi. See rakendus on arenduses veel, et ootame veel erinevaid asutusi liidestuma, et hetkel see info seal ei ole täiuslik, aga nagu ikka kõikide asjadega peab kuskilt alustama ja liigume edasi. Väga oluline teema ettevõtjale on töötajatega seotu. Et just ütled, et sina oled ka mikroettevõtja võib-olla või MTÜ, aga väga palju ongi neid mikroettevõtjaid, kes ühel hetkel natuke kasvavad, hakkab hästi minema ja tahavad võtta mõne töötaja tööle. Ja siis tegelikult tekib päris palju nüansse juurde, millega sa arvestama pead. Ja praegu täna siis see info on ka kõik eesti.ee-s olemas, alates siis töösuhte, kui sa planeerid võtta endale mõne töötaja ja see töötaja võib olla väga erineva profiiliga. Ta võibki olla täiesti Eesti kodanik, 18-aastane, aga ta võib olla ka alaealine, ta võib olla 13-aastane ja need tingimused, kuidas sa neid töötajaid tööle võtad, on tegelikult väga erinevad. Samuti välismaalaste puhul.
et see rakendus koondab mitte siis ainult tööle võtmise info, aga ka selle, et mida siis töösuhte ajal, et ikkagi kuidas see tööohutus käib ja töötervishoiu kontrolli oleks vaja saata ja riskianalüüs tegelikult on vaja teha, kui sul on kas või üks töötaja juba, et kõik see info ja läbi erinevate arenduste ja projektide ettevõtjad on väga välja toonud seda töötajatega seotud, et mitte ainult selle konkreetse projekti raames, vaid see on nagu korduvalt välja tulnud. Ja nüüd see on siis eesti.ee-st leitav. Viimati, nüüd mitte muidugi päris viimati, aga mõni aeg tagasi läks meil laiviga või kasutajatele kättesaadavaks ettevõtte asutamise ja haldamise sündmusteenus, et see jalutab siis läbi sellise teekonna ettevõtjaks siis saada planeerimisest kuni selleni, mis kohustusi sa seal peaksid siis täitma. Et see tõesti võib-olla natukene annab julgustust sellele inimesele, kes plaanib ettevõtlusega alustada, sest me teame, ettevõtlusega alustamine iseenesest on ju lihtne. Äriregistrisse lähed, registreerid oma ettevõtte ära, mis seal siis on. Aga kui me seda analüüsiga tegime, siis me saime tagasisidet, et tegelikult polegi nii lihtne, et sa teedki selle ettevõtte ära ja siis on natukene niisugune kobad pimeduses, et mis nüüd nagu edasi saab, et oota, et mis makse ma maksma pean ja mis kuupäevaks üldsegi ja noh, ongi see, kelle ma tööle tohin võtta? Kelle ma tohin tööle võtta, absoluutselt. Et siis selline ettevõtte asutamise ja haldamise sündmusteenus on nüüd ka eesti.ee-s kättesaadav, kus me tegelikult ka ristviitame enda teistele rakendustele, mis on väga palju siis ettevõtlusega seotud. Et kui kes siin nüüd kuulab ja on huvitatud ikkagi või on mõelnud, et tahaks seda ettevõtet alustada, aga ei tea, kust alustada või kuidas edasi minna, siis soovitan minna vaatama. Ja et sealt saab tegelikult juba natukese sellist tarkust ju kätte, eks ole, et ma ei pea minema kohe kallile koolitusele kuhugi ja ma ei tea, palkama endale kohe mingi konsultandi ja ma ei tea, kelle veel, et üleüldse alustada või isegi mitte alustada, vaid üldse aru saada, et kas see on ikkagi see sobilik teekond mulle ja et mida see kõik ikkagi võib kaasa tuua, sest et mõni võib ju saada ausat informatsiooni ja aru saada kohe algfaasis, et see ei ole ikkagi päris talle. Et see on ka ju tegelikult võit, et ei ole sunnitud inimesed ettevõtjaks hakkama tingimata. Jaa, olen täiesti nõus, et me seal toomegi välja ka ettevõtte planeerimisele, millega sa võiksid arvestada, et ka äriplaani koostamise teemat, et sa mõtleksid läbi enne, kui sa alustad võib-olla mõningad nüansid, eks, et jaa, analüüsi tehes ja ettevõttega suheldes ka tegelikult meil seal, keda me kaasasime, olidki inimesed, kellel ei olnud veel ettevõtet ja võib-olla mõtlesid selle loomisest ja need, kes olid siis alles ettevõtte loonud kuskil 6 kuu jooksul. Ja küsisimegi neilt neid kitsaskohtasid, et mis info neil saamata jäi, mida nad täna rohkem teada tahaksid. Ja selle info me siis sinna sündmusteenusesse või teenusesse panime. Et ma tahaks väga loota, et see on väga kasulik teenus ja väga kasulik info, sest et see sisend tuli täpselt sellelt sihtgrupilt, keda me kasutajaks ootame. Ja tegelikult üleeile läks meil veel viimane teenus eesti.ee-s siis laivi või kasutajale kättesaadavaks, et selline eksporditeenus, see on siis ka selline infot pakkuv teenus rohkem, aga ka jalutab jälle läbi sarnaselt nagu tööteemadel, siis jalutab läbi eksporditeemade. Ega eksporditeemadel samamoodi sihtriigid on väga erinevad, mis dokumente sa pead esitama, mis sertifikaadid kuskile kehtivad, kus kontakte leida ja nii edasi. Et kõike seda infot on väga-väga palju ja nagu Tiina ütles, neid keskkondi, kus täna orienteeruda on metsikult. Ja kui me suudame ühe teema koondada niimoodi kokku, et inimesel või ettevõtjal on lihtne seda ühest kohast leida, siis ma arvan, et see on väga suur võit. No see on ajavõit juba kindlasti, et ja lisaks muidu ei leiagi üles, ei oskagi jõuda ju igale poole. Ja täpselt, see on see märksõna, et sa ei oskagi leida ja sa ei tea mingeid asju, et lihtsalt toon toredaid näiteid jälle, mis analüüsides meil on selgunud, et siin Tiina on varasemalt toonud rahastamise võimaluste rakendusnäidet, analüüsi käigus selgus ühe analüüsis osalejaga, et tal on võimalus taotleda ühte toetust, mida ta varem ei teadnud, ja tegelikult mina olin siis see, kes see töötajat analüüsi läbi viis ja ka seal osad ettevõtjad said teada, et mis kohustused tegelikult neile rakenduvad, et kui neil töötajad on, et noh,
see on päris elu ja tegelikult see teadmus ei ole nii suur ja on väga tore, et me saame sellel teekonnal neid abistada. Me oleme rääkinud hästi palju ju sellisest mõistest nagu personaalne riik, et ta on olnud siin nii positiivses kui ka võib-olla mitte nii positiivses võtmes meedias arutelu punktiks. Kui palju teie seda personaalsust sinna sisse olete suutnud juba panna või tahate panna, sest et lõpuks oleks ju eriti tore, kui ma lähen kas või neid samu toetuseid seal vaatama ja siis ma ei tea, näidatakse mulle nii-öelda rohelisega ära, et millele ma üldse täna kvalifitseerun. No on tihtipeale näiteks ju käibe numbrid on ju väga tähtsad, eks ole, kas ma üldse kvalifitseerun selle toetuse saajaks või mitte. No ei ole mul mõtet läbi käia ikkagi tuhandet taotlust, kus ma oma käibe poolest üldse ei klapiks. Et kas sellist personaliseeritust on juba sisse toodud või on plaanis? Jaa, see on üks väga oluline teema, et need teenused saaksid aina rohkem ja rohkem personaalsemaks ettevõtjale, sellepärast et seda infot lihtsalt on nii suur kogus, mida ettevõtja siis peab läbi töötlema, et enda jaoks olulised asjad üles leida, et seal, kus on võimalik olnud, seal me oleme täna pigem toonud selliste nagu, ma ei tea, lihtsate filtrite võimalusega selle ettevõtjale, et ta saab vaadata, millises valdkonnas, kui suurele ettevõtjale, millistel tingimustel näiteks erinevad siin toetused kehtivad. Kui me vaatame teist tüüpi teenused, et kui ettevõtja logib STS-e sisse, siis tegelikult väga mitme nii-öelda teenuse puhul, olgu see töötajatega seotud toimingud või tegevus nii-öelda load ja ülevaade nendest, eks ju, seal ta saab juba väga selge enda ettevõttega seotud personaalse info kätte. Aga siinjuures selles mõttes toon ka kohe välja, et kui me nüüd uurisime edasi, et millised meie järgmised suunad siin järgmiseks 5 aastaks võiksid olla, siis personaalne ja kui võimalik, siis tegelikult proaktiivne teenus ongi see, mida ettevõtja meilt ootab. Ja sinna suunas me oleme hakanud täna ka liikuma, et me praegu vaatamegi siin üle ja otsime seda nii-öelda neid andmeid ja loome seda andmemudelit, et milliseid andmeid me siis saame juba täna olemasolevate riigis olemasolevate andmete pealt kasutada, et tõesti leida üles siis selle valdkonna sellise suurusega ettevõtjale ja nii edasi, et mis need tema nii-öelda huvid võiksid olla ja pakkuda talle selle pealt siis ühena seda rahastusvõimaluste teenust ja laiendada selles mõttes sealt edasi, et kui me räägimegi siin sellest teenuste arendamisest, võib-olla ma teen selle märkusega kohe siia juurde, et kui me oleme midagi ettevõtjale kättesaadavaks teinud Eesti ees, siis see ei ole kindlasti mingi viimane versioon, et see on lihtsalt esimene samm, esimene etapp ja me täiendame sealt neid asju edasi, et tänapäeval lihtsalt ei ole mõtet niimoodi arendada, et me ootame lõplikult mingisugust täiesti viimast versiooni ja lõpp-produkti, et siis need protsessid oleksid lihtsalt liiga pikad. Aga jah, personaalne nii-öelda teenus on kindlasti ettevõtja suur soov ja me näeme, et sealt see aja kokkuhoid võiks tulla väga suur, et selle nimel me töötame. See hetkel ei ole veel siis nii-öelda kättesaadav väga? Väga ei ole jah, et praegu ma ütlengi, et me paneme kokku sellist andmemudelit ja siin järgmise aasta nii-öelda jooksul kindlasti tuleme ettevõtjatele sellega välja. Aga üks on nüüd see andmepõhine personaliseerimine, aga siis on seal teine aspekt ka, et nii-öelda, et ettevõtjal oleks ja kodanikul ka tegelikult, et nendel oleks mugav kasutada seda Eesti e-portaali, siis selle kasutaja nii-öelda mugavusega, mis seostub selles vaates, et millist informatsiooni ma tahan näha, kuidas see on mulle esitatud, et ma seda saaksin iseenda järgi seadistada, et ka nende teemadega me siin tegeleme, et selles mõttes on selline mitmekihiline töö ja jällegi, kui saame ühe nii-öelda aspekti lahendatud, siis teeme kohe kättesaadavaks nii ettevõtjale, kui ma tean, et ka kodanikule. Jaa, et võib-olla see rahastusvõimalused ongi selline natuke keerukam juhtum, et kus tõesti, et seda personaalset pakkumust on natukene, ütleme, läheb rohkem aega, et seda pakkuda, aga jaa, selliseid lihtsamaid nagu Tiina välja tõi, tegevusload ja töötajatest siis need mõned näited, aga me liigume edasi ka praegu näiteks kohalike omavalitsuste teenuste kaasamisega Eesti.ee-sse ja ka seal me natukene üritame selles mõttes seda vaadet personaliseerida, et kui sa sisse logid, siis sa EOS näed näiteks ainult neid kohaliku omavalitsuse teenuseid, kuhu sa oled siis oma ettevõtte registreerunud. Et selles mõttes me liigume ikkagi selliste sammudega, et midagigi oleks personaalne nii palju, kui võimalik on. Aga jah, et selline suurem töö on kindlasti ees.
no minul on iseäranis hea meel selle üle, et ka kohalikke omavalitsusi pole unustatud, sest et kui me räägime olukorrast digiriigis, nagu meie saatesarja pealkiri ütleb, siis me tihtipeale kuidagi keskendumegi siis sellistele nii-öelda riiklikele teenustele, aga unustame ära, et omavalitsused on ju väga tähtis lüli nii eraisiku loomulikult kui ka ju ettevõtjate vaatest, et siis on hea, et ka omavalitsuste asjad nii-öelda ei ole kuskile ripakile jäänud. Jaa, sest omavalitsuste teenuseid ettevõtjale on tegelikult uskumatult palju, et see analüüs ei ole meil veel hetkel lõppenud ja selliste lõplikku visuaali, kuidas see Eesti.ee välja nägema hakkab, ütleme päris viimast versiooni ei ole, aga kui ma toon lihtsalt ühe näite, kui palju teenuseid on omavalitsustes kokku ettevõtjatele ja ettevõtjad ei ole võib-olla omavalitsuste selline prioriteet, ikkagi kodanikule suunatud teenused on ikkagi, aga ettevõtjatele pea 1600 teenust, et siis selle pea 1600 teenust me nüüd koondame siis ka kokku Eesti.ee-sse erinevate kohalike omavalitsuste tasandite kaupa ja struktureeritult, et just käivadki praegu näiteks seal kasutajatestid ettevõtjatega, et ettevõtjad ikka igal sammul meiega siin käivad kaasas. No see on muidugi huvitav uudis ju tegelikult, et seal nii palju kohalikele omavalitsuse seos üldse ettevõtlusega, sest kogu aeg me oleme harjunud ju rääkima, et ega seda KOV-i ei huvitagi see ettevõtlus, sest et nende tulu tuleb üksikisiku tulumaksust ja on see ettevõtte nende juures või ei ole, parem on kui ei ole, sest et see oleks kulu hoopis neile, hakka veel tegelema nendega. Nojah, et need on niisugused teenused võib-olla, mille peale see kohe ei tulekski, et KOV ettevõttele pakub kohalik omavalitsus siis, aga igasugused reklaamiteemad, kaeveload, reklaamimaksud, kui sa tahad midagi ehitada, pead tee kinni panema ja absoluutselt avaliku ürituste load, et tegelikult see list on nagu, ma ütlesin, väga pikk, Jaa, ma toon võrdluseks välja ka, nii tore, et Andra neid teemasid siin niimoodi detailsemalt avab, aga kui ma võtan avaliku sektori vaate, siis meil on nii-öelda riigi poolt 710 teenust ettevõtjatele, umbes selline suurusjärk, ja seal on ka juba väga spetsiifilised teenused nii-öelda sees, et kui me üle riigi vaatame ja tegelikult see ongi see, et millise vaatenurga alt sa neid asju vaatad. Et kui sa vaatad nüüd nii-öelda siin omavalitsuse või riigi seisukohast, siis justkui tundub, et minul on üks funktsioon ja teisel teine funktsioon, kui sa vaatad läbi ettevõtja silmade, siis mina tahan, et mul ettevõtlusega tegelemine oleks lihtne ja mugav ja tema näeb seda kõike ühe riigina tervikuna koos ja sellepärast me oleme selle teema siin pilti võtnud ja kõrge prioriteediga enda töölaual, et aidata seda ära lahendada. Ja mina olengi vahetult ettevõtjatega nendel töötubadel ka osalenud ja iga kord kuulame kohalike omavalitsuste teemadel, et see on üks riik. Kohalikud omavalitsused on ka osa riigist, et absoluutselt õigus. Jah, jumal tänatud, et lõpuks hakatakse aru saama sellest, et ja iga eraisik välja, me olemegi riik, et tihti on ikkagi nii, et las riik teeb või las kohalik omavalitsus teeb. Mina olen ju ka kohalik omavalitsuse osa, et ega see ei saa niimoodi nagu lükata vastutust ka teiste kaela alati, et see on ka selline hea lihtne, et riik ei tee seda, riik ei tee toda. Aga see selleks on juba teise saate teema. Ma tegelikult kuulan teid ja mõtlen kogu aeg selle peale, et neid teenuseid, mida te seal arendate, ikka annab teha. Selles mõttes on ju jube keeruline see, et see mõni kuulaja ei ole nagu mõelnud selle peale, et kuidas see üldse juhtuma saaks. See eeldab ju seda, et igasugused registrid ja teenused ja riigiasutused, KOV-id, erasektori, partnerid, et nad kõik ju peavad ühenduma kuidagi omavahel. Kui raske või lihtne see protsess on olnud, et üldse midagigi hakkaks meil siin nii-öelda ühte koonduma, sest et ma kujutan ette, et seal on igal ühel omad andmebaasid, ühed ühtede standardite, teised teiste järgi, siis on need ühendumise, ma ei tea, kuidas need pistikud, eks ole, et need ei sobi omavahel kuidagi, üks on Suurbritannia, teine on Euroopa standard. Et kas on üldse võimalik meil selle olemasoleva ja juba valmis tehtud andmebaaside ja asjadega neid kuidagi omavahel ladusalt suhtlema panna, nii et minule kui lõpptarbijale kõik tunduks nagu lapselalin see asi seal, et on lihtne kõik. On ikka võimalik. Loomulikult meil ongi väga-väga palju koostööpartnereid, nagu sa tõidki välja ja me oleme siin palju rääkinud ettevõtjatest, nüüd me oleme siin rääkinud kohalikest omavalitsustest, kõikidest teistest asutustest, kes teenuseid ettevõtjatele pakuvad ja nii edasi, et see on selline ühe suure koostöövõrgustikuga töö tõepoolest, aga seal on erinevad kihid ja erinevad etapid, et me oleme siin kirjeldanud seda, kus
me kaasame nagu ettevõtjaid, eks ole, ja küsime nendelt seda sisendit, siis me teeme koostööd asutustega täpselt samamoodi, et aru saada, milline on nende nii-öelda siis see tänane olukord, eks ole, milliseid infosüsteeme nad kasutavad, kuidas nad tegelikult näevad, et nad tahaksid, et need teenused toimiksid ja nii edasi ja nii edasi, ja siis on nüüd täiesti, ütleme selline ikkagi täiesti tehnilised lahendused juba, et need pistikud nii-öelda Eestis ikkagi selles mõttes toimivad päris hästi ja me saame neid tööle panna küll, et meil on ikkagi sellised universaalsed X-te lahendused loodud, aga selles mõttes seda ei ole alati tõepoolest nüüd nii, et hästi kiiresti ja hästi lihtsalt teeme ära, et seal meie tööst tuleb päris palju igasuguseid kitsaskohti ka ette, vahel on vaja tõesti mingeid andmeid juurde luua, vahel on vaja infosüsteeme uuendada, protsesse muuta, selles mõttes selliseid erinevaid tehnoloogilisi töid ka. No andmete kvaliteet kui selline on juba tähtis ju, et et ta ühendub on üks asi, aga et need andmed oleksid siis ka õiged ja kasutatavad ja nii edasi. See võib tähendada, ma kujutan ette ju kellelegi mingit lisatööd, et peab hakkama midagi vaatama, et kas mu andmebaas üldse up to date on, niimoodi ingliskeelset väljendit kasutada. Kas ta on vastuseisu ka tulnud kuskilt asutustest, et kuulge, mis te jamate, mul on niigi palju tööd siin ja ma pean hakkama veel, ma ei tea, mida tegema. Aga kas vastuseisuta üldse sünniks innovatsiooni? Ilmselt mitte. See on jälle ühe teise saate teema võib-olla, et arutada, millest üldse vahest vastuseis võib-olla ka tekitab innovatsiooni, eks ole, sest siis tekivad võib-olla uued ideed üldse. Et kui kõik on hästi nõus üksteisega, siis võib-olla ei tule. Aga see selleks, et ühesõnaga ma ikkagi tahaks teada, et kas on see pool teil väga suur nii-öelda tööülesanne, et saada üldse nõusse need erinevad osapooled? Jaa, vahetevahel mõne asutusega on tõepoolest, sellepärast et nende asutuste sellised nii-öelda arendusplaanid on lihtsalt juba väga pilgeni tööd täis, et kui me võtame ikkagi nii-öelda Eesti väiksuse, siis ega meil ei ole erinevatesse asutustes ka väga palju selliseid arendustega tegelevaid inimesi tööl ja kui ma isegi laiendan selles mõttes seda teemat, siis tegelikult väga paljud asutused ja väga paljud ka ettevõtjad tellivad meil tööd ka, ütleme siin, infotehnoloogia sektori ettevõtetelt ja neid meil on ikkagi ka teatud hulk, et loomulikult me elame piirangute tingimustes ja me peame mingisuguseid valikuid tegema ja vahetevahel ongi ka mõistlik teha selliseid otsuseid ja lükata mõned tööd edasi, sellepärast et tuleviku vaates, kui teha ära mõned teised tööd enne, siis näiteks tuua teenus STS-e siin ettevõtjatele kokku on palju lihtsam, kiirem, odavam, et seal tulebki selliseid mõistlikke kompromisse selles ka teha. No meie digipealik, ütleme siis niimoodi, Lauri Luht on hiljutises intervjuus ise ka tunnistanud, et meil on võib-olla tekkinud aja jooksul terve hulk igasuguseid teenuseid ja asju, mida võib-olla ei olegi tänasel päeval enam väga vaja. Ja et me nüüd peaksime ka üle vaatama, et mida me arendame üldse, et mis need uued asjad on, et ei tekiks lihtsalt mingit hunnikut ja suurt kuhja, millest me enam üldse läbi ei näri. Et kui palju teil on vaja nüüd ka tõestada, et seda kõike, mis teie teete, et sellest ka mingit reaalselt tolku on. Mõõdikud on selline väga hea sõna, mida igal pool ju nüüd räägitakse, et kas teil on ka mingid mõõdikud, et peate minema tõestama kusagile, et ettevõtlusele, meie riigile, ühiskonnale selline kasu tekib. Jaa, loomulikult. See käib ikkagi igasuguse arendustööga kaasas, et kõigepealt mõeldakse läbi, et kui ma nüüd panen selle aja ja ma panen selle raha nii mitmetelt inimestelt selle tegevuse alla, et kas see siis ikkagi kaasa nii-öelda toob selle positiivse stsenaariumi või mitte, et kui me räägime nüüd sellest, et me koondame ettevõtjatel teenused kokku, siis seal tõepoolest me oleme teinud ka selliseid numbrilisi analüüse ja hinnanud seda mõju ja leidnud, et see ikkagi ettevõtjatelt hoiab kokku väga suure hulga töötunde ja rahaliselt see tähendab ikkagi kümneid ja kümneid miljoneid meie nii-öelda kogu siis ettevõtlussektori jaoks, et see on väga positiivne. Siin selles mõttes on ka teised paralleelid kohe, mida ma välja toon, et tõepoolest, kas need teenused on asjakohased, kas teenustega või aruandlusega näiteks seotud andmed on täna enam asjakohased, et ka selles vaates me teeme siin tööd nii ettevõtja digivärava valdkonnas kui ka meie kõrval olevas reaalajamajanduse valdkonnas, et
näiteks me praegu hakkasimegi läbi vaatama siin, et milliseid andmeid riik üldse küsib, kui majandustegevusteadete ja tegevuslubade vaates, kui ettevõtjad peavad neid nii-öelda taotlema. Ja seal, kus võimalik on, ongi see andmete kvaliteet, eks ole, et me ühtlustame neid andmeid, milliseid andmeid me vajame tegelikult ettevõtjalt ja kui neid ei ole enam vaja, et me saaksime siis muuta seda, et see on nagu üks aspekt ja ma näen siin selles mõttes võitu väga mitmes aspektis, et üks on see, et ettevõtja ei pea meile esitama mingeid andmeid, mida tal ei ole vaja. Teine aspekt on see, et selliste suurenevate andmemahtude nii-öelda voos, kus me täna tegelikult oma kogu selle nii-öelda digiriigiga oleme, siis need andmemahud, need päringud, kõik need andmevahetused, need kasvavad ikkagi väga nii-öelda suurel määral, võiks öelda, et eksponentsiaalselt, et kui meil on vähem vaja andmeid hallata, siis see on avalikule sektorile ka väga positiivne. Et sellega kaasnevad ka kulud, sealt tulevad nii-öelda siis võimalusel kokkuhoid, et neid vaatenurki on jah erinevaid, et kus me tahame tagada kindlasti andmekvaliteeti, aga nende reaalajas või adekvaatsete, korrektsete andmete pealt on jälle palju nii-öelda kvaliteetsemat teenust võimalik ettevõtjale pakkuda. Et siis ta saab ikkagi aru, et see, ütleme, nii-öelda info, mida me talle anname, on väga up to date, et praeguse seisuga siis nii-öelda korrektne ja asja ja ajakohane ja omakorda selles mõttes on võimalik seal siis tekitada ka selliseid situatsioone, kui me oleme need andmed ära ühtlustanud, et me tõesti toome ka sellised, mitte nüüd me ei kuva talle ainult nii-öelda ühes kohas infot, vaid me saame ka nii-öelda panna teda teenust kasutama ühes kohas, et näiteks kui ta peab taotlema mõnda tegevusluba ja sageli on mitmetest nii-öelda ettevõtlusvaldkondades see, et sa pead mitut tegevusluba samaaegselt taotlema, siis me saame selle tuua talle ühele vormile kokku ja see ikkagi tõesti hoiab väga palju aega kokku ja lisaks on siis see info tal seal ühes kohas ja jälgitav, et mis seis sellega on, et jah, andmete kvaliteet, need koosseisud, need on siin väga suure nii-öelda tähtsusega ettevõtlusmaastikul. Kas te ise olete rahul selle tempoga, mis on praegu olnud, et see ettevõtja digivärav saaks ikkagi selliseks, mis päriselt siis neid tulemusi toob ja kokku hoiab, ma ei tea, ettevõtjate aega ja sealt kaudu ka raha? No ma ütleks, et siin meie tiim koos erinevate asutustega on ikkagi väga palju jõudnud sellist väga suurt ja head nagu ülevaadet tekitada, mida riigis võib-olla varem üldse ei olnudki olemas, et kui me alustame selliste teemadega, siis just selle tänase hetke kaardistus on sõna ja oo, et me teaksime, kust me stardime ja kuhu me tahame välja jõuda. Loomulikult, mulle meeldib unistada ja ma tahaks alati öelda, et saab kiiremini, saab rohkem, saab paremini, aga me oleme kaasanud nii palju, kui vähegi on võimalik nii-öelda ekspert erasektorist, ettevõtjaid, teiste avaliku sektori asutusi, aga loomulikult, kui teatud eesmärkidel suuta neid arendusplaane paremini ja nii-öelda siis omavahel koos kõlastada, võib-olla, ma arvan, et see on hea sõna, siis me kindlasti saaksime kiiremini ja paremini, aga tõesti, meil on väga palju koostööpartnereid ja nad kõik peavad tegema mingisuguseid tegevusi, et see on selline suurem koordinatsioon ja seal, ma ütlen, see mõistlikkuse printsiip nende tegevuste nii-öelda järjekorras peab ka säilima kindlasti. No me antud juhul räägime hästi palju sellest, et me peaks midagi uut kogu aeg tegema, uut, midagi tahaks jälle saada, mida ei ole olemas veel ja nii edasi, aga me kuidagi äkki unustame ära, et meil on ka ju need olemasolevad asjad. Et kui te oma partneritega suhtlete, kes neid andmekogusid ja asju peaksid siis kvaliteetselt teile sinna väravasse sisestama, eks ole, et seal ei ole teie tunnetuse järgi meil mure kohta, et neid ei rahastata, et nad saaksid seal oma kvaliteetset andmebaasi üldse püsti hoida. Tegelikult me ju ei loo midagi uut. Me toome need asjad kokku, toome mugavalt kokku. Te teete värava? Me teeme värava, jaa. Sisse peab ju saama. Et selles mõttes me ei tee uut, aga nende kaasamiste käigus tegelikult need asutused võib-olla ise näevad ka mingisuguseid kitsaskohti või mingisuguseid murekohti, mida ettevõtjad võib-olla adresseerivad, mis võiks nende teenustes olla parem või paremini tehtud või kuidagi protsess parendatud. Et ma arvan, et see on üks positiivne pool, mis nemad sealt kaasa saavad, asutused siis just. Aga jah, et kui me räägime ikkagi Eesti.ee digiväravast, siis me otseselt ei loo midagi uut, vaid me korrastame ja toome kokku. Et ma arvan, et
see on natukene teine asi. Aga kui sa ennem küsisid, ma vastaks ka, et kas ma olen rahul selle tempoga. Jaa, palun vastata. Siis tegelikult ambitsioonikam peab alati olema, kui see reaalsus on, et muidu oleks need tulemused ju võib-olla veel väiksemad või ja ühesõnaga ei oleks nagu niigi suured, et ambitsioonikas tuleb alati olla, aga eks me peame olema realistid ka, et eriti kui me tahame neid personaalseid teenuseid, siis tõesti neid osapooli on väga palju ja neid arendusi on väga palju. Ja kui me räägime näiteks konkreetselt tähtajaliste kohustuste rakendusest, mis annaks ettevõtjale see on nagu põhimõtteliselt top 1 või top 2 asi, mida ettevõtja tegelikult soovib saada. Kõiki kohustusi ühest kohast näha, kõiki riigi kohustusi, mõtle kui mugav. Ühest kohast vaatad, kui homme pean esitama või kuu aja pärast, jube hea. Ja eriti äge, kui ei peaks ise vaatamagi minema, vaid sulle ikkagi tuletab meelde see absoluutselt, see proaktiivsus jälle. Ja super hea rakendus, kõik tahavad seda. Ja mis see teha siis on, issand jumal, see värav on ju, paned sinna keset turuplatsi selle paika, selle värava ja kõik need osalised tulevad sinna kauplema, ongi kõik ju. Just, jah. Kui raske see saab olla? No täpselt, kui raske saab olla ja tegelikult sa ei mõtlegi sellele taustatööle seal, et tegelikult natuke nagu on ka, et kõike saab panna tööle, aga tõesti see aeg on see faktor, see ressurss on see faktor, mis kohati võib-olla on natukene puudu, aga me töötame selle nimel, et see rakendus ühel päeval saab olema selline, et tõesti vau-efekt ja kõik kasutavad seda. No arusaadavalt ma natukese jälle siin intrigeerisin, et ega selle värava tegemine ei ole sugugi mitte lihtne. Aga ambitsioon peab olema. Et ei midagi uut ei loo, ise ütlesite, eks ole, midagi uut ei tee ju. Et selles mõttes, mis seal raskelt saab olla. Aga tegelikult on üks teema, millel ma tänases saates tahaks tähelepanu ka pöörata, et siin käis läbi juba teie jutust ka see sõna usaldus. Et see on meie digiriigi üldse vist alus, kui nii võib öelda, sest ma siin eelnevates saadetes ka teistel teemadel olen alati jõudnud usalduse teemani välja ja paljud välisriikide, ütleme siis, tegijad ja juhid on avaldanud väga suurt imestust, et täitsa lõpp, teil on ettevõtjad usaldanud oma andmed riigi kätte ja usaldavadki, et meie riigis küll keegi nii ei julgeks teha või sest et usaldus puudub. Et mida nende andmetega pihta hakatakse, kui hästi neid hoitakse ja nii edasi. Ja see on ka arusaadav ju, et ettevõtja ja inimene ka samamoodi peab usaldama antud juhul ikka väga palju. Kuidas teil selle värava tegemisel on siis lood selle turvalisuse, privaatsuse ja nende teemadega, sest et kui me räägime, nagu kardame nagu tuld seda tegelikult, et meil on koondunud kuidagi ühte kohta mingid asjad. Et see on siis lihtne, eks ole, sihikule võtta, hävitada ja kogu lugu. Et natuke see võib-olla rahustada inimesi, et ei tekita superandmebaasi ju, eks ole, vaid et need on ikkagi eri kohtades ja see värav on lihtsalt see jälle, mis võtab vajadusel siit, sealt ja kolmandast kohast. Ma ei tea, ma räägin juba sellist juttu, nagu ma oleks ise see projekti juht. Mulle tundub ka, et kui koht vabaneb, siis saadame sulle kuulutuse. Ja te seda ainult lubate, aga ikka ma töötan siin. Ja nii tore, see on nii hea, et sa selle teema välja tood, sellepärast, et ükskõik millise digiteenusega on tegemist, on see riigi digiteenus, on see mõne erasektori ettevõtja pakutav digiteenus, siis usaldus, turvalisus, kõik need tänapäevased küberturvalisusega seotud aspektid on nagu A ja O, ma ütleks, et see on esmatähtis. Kui me nüüd räägime sellest, et me toome ettevõtjale teenused kokku, siis tõepoolest, nagu sa juba mainisid ka, et mingit hüper-super andmebaasi selles mõttes sinna taha ei ole koondatud ühte kohta kõiki kogu nii-öelda Eesti riigi ettevõtjate andmeid ei ole pandud, et kui ettevõtja tuleb nii-öelda lihtsustatult siis öeldes, et kui ettevõtja siseneb eesti.ee-sse, läheb oma sinna ettevõtja vaatesse, siis nende teenuste puhul me nii-öelda korjame siis üle erinevate andmebaaside ja registrite need andmed kokku, et me saaksime talle neid teenuseid kuvada. Et selles osas ei ole vaja ekstra mingit muret kindlasti tunda ja võib-olla ma toon selle teema siin ka välja, mis meil ei ole siin täna läbi käinud, aga loomulikult riigis peabki olema kõik ka õiguspärane, et kui meil on vaja nende teenuste koondamiseks näiteks teha mingisuguseid nii-öelda õigusandlikke, seadusandlikke muudatusi selles mõttes, siis need ka saavad kõik tehtud, et me alati hoiame ka seda, kogu seda korrektsust nii-öelda väga selgelt silmas, ilma selleta ei saa tänapäeval ühtegi digiasja lihtsalt teha.
Te olete põhimõtteliselt ju vahendajad, eks, kui ma nüüd õigesti aru saan, et siin tekib alati ka see küsimus, et kes vastutab. Et kui nüüd mingi jama peaks olema, eks ole, aga ikkagi, et kes siis vastutab, kas teie väravana, millega mina suhestun ju, eks ole, või siis seal taga olevad need kliendid või kuidas te neid iganes nimetate? Jaa, no see vastutus on seal väga selgelt nendes protsessides ära jagatud, eks ole, et need andmed, mis on siis erinevates riskregistrites, erinevates nii-öelda andmebaasides, siis need asutused on nende andmete valdajad, et nemad vastutavad selle eest ja see, mida ja kuidas me pakume, kuidas need teenused on üles ehitatud, see siis on nii-öelda Riigi Infosüsteemi Ameti poolt, kes on siis eesti.ee nii-öelda teenuse omanik, et siis sealt poolt, et jah, need on omad aspektid, mis meie töös nii-öelda on iga päev laual ja peavad olema korrektselt täidetud. Aga võib-olla lisan siia juurde ka, et ettevõtja teenustel ja kodanike teenustel on üsna suur vahe andmekaitseliselt, et väga palju ettevõtja andmed on ju avalikud andmed, vastupidiselt siis kodaniku omale. Et selles mõttes meil on natukene lihtsam toimetada ka, et kuna väga paljud andmed tegelikult, seal ei ole mingit andmekaitselist teemat. No igatahes võime vist ikkagi julgelt öelda, et ettevõtjad ei pea muretsema liiga palju, et nüüd see üks värav tekib ja siis võib tekkida ka mingid lisariske nende andmete, ma ei tea, kättesaadavaks saamise puhul. No ikkagi, ma saan aru jah, et avalikult on neid rohkem esitatud niikuinii neid ettevõtjate andmeid, aga siiski, mingid reeglid ja asjad on ka ju Euroopa Liidu tasandil lõpuks olemas ja kui neid rikutakse, võib ju tekkida ju seal ma ei tea, alates trahvidest ja lõpetades ka, ma ei tea, mainekahjuga. Et see on ka väga oluline punkt ju siin, mis selle värava puhul võib-olla on oluline. Jaa, loomulikult on oluline, et nii-öelda meil on küll avalikud andmed, aga teatud informatsioon on ikkagi tundlik informatsioon ja mina julgen küll öelda, et ettevõtjad võivad olla täiesti rahulikud ja kutsun kindlasti neid Eesti-sse sisse logima ja aeg-ajalt tulla nii-öelda vaatama, kasutama teenuseid ja mõne aja pärast uudistama, mis sinna uut on tulnud. Ja kindlasti ka tagasisidet andma. Just. Jaa, seda on mõttekas kogu aeg korrata, sest et ei olda vist väga harjutud ikkagi ja mina ei tea, eraisikuna küll, et võin ju oma arvamust avaldada ja tihti tundub nii, et seda tehakse ainult sellepärast, et on kuskil kohustus, see kaasamine on väga popp sõna, eks ole, ja siis tehakse see kaasamine ära ja pärast vaatad seda lõpptulemust, pole minu mõtteid küll mitte kuskil seal sees. Aga ma loodan, et ettevõtluse ja teie puhul vähemalt see asi on mulle vähemalt tundub selle jutu põhjal, mis me täna rääkinud oleme, vastupidi hoopis, et ettevõtjad tulevad ja ütlevad, mida nad tahavad ja siis teie võimalustele vastavalt siis teete ka nii. Jaa, meie tõesti kogu südamest soovime ettevõtjate nii-öelda selle sisendinfo ja siis siin erinevat ekspertteadmist kokku panna ja selle pealt siis luua seda head väärtuslikku tulemust, nii on. Te olete öelnud, et teie digivärava tiim töötab põhimõttel, me ei küsi, kas saab, vaid kuidas saab. See on nii ilus. Ja minu arvates, kui me tegeleme sellise teenuste, innovatsiooni, uudsemate asjade loomisega, siis see peabki olema niimoodi, et muidu võib-olla mentaalselt me põrkaksimegi vastu mingisuguseid väljakutseid, et siit tuli mingi väike takistus, me ikkagi paneme siis pead kokku ja püüame leida lahendused, ja need lahendused selle ongi võib-olla mitmetes etappides näiteks, et me lahendame mingisuguse ühe võimaluse ettevõtjatele kõigepealt ära, siis tegeleme veel mingisuguse takistusega, mis kuskilt on üles kerkinud ja siis läheme edasi, et jaa, me otsime lahendusi. Lõpetuseks ikka ei saa ühtegi saadet ilma selle AI-ta läbi, et mind huvitab küll see, et te seal näete õudselt vaeva ja olete teinud mingeid asju valmis ja kas ei või nüüd olla nii, et see AI tuleb ja tegelikult teeb ise kõik ära lõpuks. Ma ei tea, inimestel on selline ettekujutus, et see AI on mingi selline ma ei tea, robot, eks ole, kes on su personaalne assistent või kuidas iganes nimetada ja ta võtabki ja korjab igalt poolt kokku need asjad ja ma küsin ta käest ja ta vastab mulle ka kuidagi inimlikus keeles, et mitte ma ei saa, ühesõnaga ma täna pean selle väravas ikkagi guugeldama põhimõtteliselt, aga ma võiksin ju küsida sealt sellelt väravalt, et mul on selline asi, et kuule, anna mulle nõu ja ta ei küsi mu käest mingeid asju enam, vaid ta võtab ise need andmed sealt. Saate aru, mida ma mõtlen, et kas see AI on nüüd nullib teie seni tehtud töö kõik ära äkki või? Aga kus see AI siis saab oma andmed? Ta võtab ikkagi sealt samast eesti.ee-st need andmed on ju lõpuks. Või erinevatest andmebaasidest, mida teie täna seda kokku. Ühesõnaga, et värav ise olekski AI juba.
Kas seda asja ei või olla jaa, juhtuda? selles mõttes ma olen nõus, et AI on meile andnud nagu väga palju uusi võimalusi juurde, et kus siis protsessides nii-öelda AI-d kasutada nende nii-öelda tulemuste ma ei tea, kuvamiseks ettevõtjatele ja nii edasi, aga me sealjuures selles mõttes ja ta kindlasti väga-väga palju ettevõtjaid nii-öelda aitab erinevates siin protsessides, et see on selles mõttes väga tervitatav, et meie siin ka oleme mõtisklemas, et kus ja millistes kohtades on seda mõistlik kasutada, aga kui me teeme AI päringuid, siis on kindlasti hästi oluline märgata seda, et kas see info, mida täna AI kokku siis paneb, et kas see on korrektne ja õige. Et Eesti.ee portaali üks väga selge eesmärk on olnud see, et me pakume ühes kohas ja absoluutselt nagu korrektset informatsiooni ettevõtjale. See on kontrollitud kvaliteet. See on kontrollitud kvaliteet just nimelt, et andmed tulevad andmevaldajalt ja nii edasi, et ja seda ma ei taha kuidagi öelda, et AI oleks nagu nii-öelda halb või me ei peaks seda kasutama, aga just see kontrollitud nagu kvaliteet on tõesti üks väga oluline märksõna siin juures. Jah, ja juhin selles mõttes kindlasti ettevõtjate tähelepanu ka sellele, et loomulikult õppige kasutama lahendusi on siin viimaste kuude jooksul nagu tulnud meeletult, võimaldavad väga ägedaid asju teha, alates, ma ei tea, siin turundusest kuni kõik võimalike, ma ei tea, protsesside optimeerimiseni kõikides valdkondades, et lihtsalt nagu superäge. Aga tuleb jälgida selles mõttes jah, seda, et seda nimetatakse hallutsineerimiseks, eks ole, et kas see info, mida ta mulle pakub, et kui palju ma seda üle pean kontrollima. Et selles mõttes pisemates, kitsamates protsessi etappides ma arvan, et täna on turvalisem sellega liikuda. Ja arusaadav ja eks see tehnoloogia pole ju väga vana või ütleme, see AI on tegelikult vana, aga nüüd on ta hoo sisse saanud alles nüüd hiljuti ja tõesti eesti keeles öeldes peksab segast ikka päris korralikult, et ei tasu seal usaldada ja just hiljuti ma lugesin ühte uudist, kus suur siis veebimängude tootja teatas, et nad on proovinud ka AI siis tööle panna, et milleks neid progejaid vaja siin palgata enam on, aga lõpuks selgus, et see kontrollimine ja ületegemine maksab rohkem, kui ise asi ära teha ikkagi siiski. Nii et alati tuleb vaadata ja hinnata, kus on kasulik ja kus võib-olla võtab vähem aega ise ära tegemine. Ja ma lisaks ka veel sõna sekka, et jällegi mul on selline otsekontakt nende ettevõtjatega üsna palju olnud ja sul on väga õige point, et minnaksegi ChatGPT-sse või Geminisse küsima asju ja ega ettevõtja tema tahabki ka minna sinna küsima. Aga üks asi on jah, võib-olla see usaldusväärsus, aga teine ikkagi, millega me tegeleme, on see, et Eesti.ee või siis millega meie partnerid tegelevad, on see, et Eesti.ee sisu jõuaks ikkagi hästi Google'isse, ta oleks internetis palju kättesaadav, et ehk kõik need chatid ja kõik, et nad saaksid ikkagi seda kvaliteetset infot ka. Et kui ettevõtja ikkagi läheb sinna nüüd AI-sse seal küsima asju, et ta tegelikult saaks ikkagi selle kvaliteetse info. Et me tegelikult tegeleme sellega, et igalt poolt otsingumootoritest ka see asi nagu kõik välja tuleks ja ma arvan, et see on väga oluline. Et me ei saa nagu lihtsalt selle vastu minna ka, et inimesed lihtsalt kasutavadki selliseid programme ja me peame vastu tulema ja sellega me ka tegeleme. Ei, absoluutselt, minul poleks midagi selle vastu ei inimesena, aga ka ettevõtjana, kui mul on väga tark personaalne assistent, kellelt ma lihtsalt küsin inimese keeles ja siis ta vastab mulle ka inimese keeles ja ma saan siis aru ka, mida ma tegema pean või kuhu poole jooksma. Et teinekord vastuse saada, aga et sellest aru saada, pead sa ikkagi jälle omakorda guugeldama hakkama ja nii edasi. Kas teil on midagi siia lõpetuseks veel öelda, mis tänase saate jooksul on ütlemata jäänud, aga mida te peate jube tähtsaks, ütleme siis ettevõtjatele täna südamele panna? Peale selle, et nad saavad anda ja te palute lausa neil anda tagasisidet ja uusi mõtteid. Jaa, tõepoolest ikka see tagasiside teema ja see nii-öelda sisendinfo on meile tõesti väga väärtuslik. Aga mida ma võib-olla üle rõhutaksin siin lõpus ongi see, et mainitud sai ka, et me arendame seda nii-öelda teenust ja toome neid teenuseid aina enam ja enam sinna Eesti-sse kokku, et
et tulge ikkagi külastama ja teine asi ongi selles mõttes see vaade ka, et teatud teenuste puhul me kindlasti uuendame ka nii-öelda lähenemisi teistes iseteeninduskeskkondades siin tuleviku vaates, et tasub kursis olla, et mida avalik sektor teeb, et otsime ikka sellist mõistlikku tasakaalupunkti, et mitte minna neid kõige uuemaid tehnoloogilisi lahendusi nii-öelda avaliku raha eest nii-öelda arendama ja kasutama. Ja mina ütleks ka, et põhisõnum, et tulge ikka vaatama sinna eesti.ee-sse ka ja kui sa täna lähed vaatama ja võib-olla mõtled, et ei olnud minu jaoks seal võib-olla midagi nii head, siis tule paari kuu pärast uuesti, tule poole aasta pärast uuesti, siis võib-olla on pilt natukene teistsugune ja su arvamus juba muutub. Et igatahes tule, anna tagasisidet ja uuri. Ja võib-olla ma siia lõppu lisaksin ka nii-öelda tänusõnad tegelikult kõikidele nendele ettevõtjatele, kes on meiega juba nii-öelda siin koos töötanud, kaasa mõelnud ja ka nendele, ütleme, teistele asutuste teenustega seotud inimestele, lugematul arvul erasektori partneritele, nüüd juba ka kohaliku omavalitsuse inimestele, kes tõesti panustavad sellesse, et see ettevõtluskeskkond muutuks lihtsamaks ja nii-öelda siis nii-öelda mõnusamaks meie kõigi jaoks. Tegele oma äri, mitte bürokraatiaga. Võiks olla võib-olla see kokkuvõttev lause, mille nimel te siin ju pingutate koos nende samade ettevõtjatega. Täpselt see nii ongi selles suhtes, et me unistame ikkagi sellest, et kui meie aitame hoida selle aja ettevõtjate jaoks kokku, siis tema saab tegeleda selle nii-öelda oma hingekutsega justkui, eks ole, mille jaoks ta selle ettevõtte teinud on, arendada oma teenust, arendada oma toodet ja panustada sinna ja ma arvan, et rõõm on sellisel juhul kõigipoolne. Igal juhul on mul hea meel, et kaks ettevõtjate inglit, kui nii võib nimetada, kes aitavad siis nende elu paremaks saada, turvalisemaks ja nii edasi, olid täna siin stuudios Tiina Kruusimägi, ettevõtja Digivärava valdkonnajuht ja Andra Aedma, kes on ettevõtja Digivärava projekti juht, aitäh teile täna siin neid asju selgitamast, ma väga loodan, et paljud ettevõtjad kuulasid ja nüüd tuleb terve laviin ettepanekuid teile, mida kõike peaks veel tegema ja muidugi kui kiiresti peab kõike tegema ja eilseks oli vaja ja nii edasi. Et aitäh ka kõikidele kuulajatele ja olukorras digiriigis juba järgmisel korral järgmiste teemadega. Aitäh kuulamast, kõike kaunist! Olukorrast digiriigis on Justiits- ja Digiministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.